Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, kuidas aju tegelikult õpib. Ning üks oluline mõte oli see, et õppimiseks ei piisa ainult sellest, kui loeme sama materjali mitu korda. Aga mida me sageli enne kontrolltööd või eksamit teeme? Just seda. Me istume õhtul laua taha ja proovime mõne tunniga võimalikult palju infot pähe saada. Ja vahel see isegi töötab. Järgmisel hommikul on vajalikud vastused veel meeles, kontrolltöö saab tehtud, aga mõne päeva pärast on suur osa õpitust kadunud. Ning siin tekib küsimus. Kuidas? Kõigepealt üks oluline täpsustus. Tuupimine ei tähenda, et sa ei õpi üldse midagi. Kui sul on homme kontrolltöö, võib intensiivne õppimine tõesti aidata sul järgmisel päeval rohkem infot meenutada. Probleem tekib siis, kui tahad, et õpitu püsiks meeles kauem. Sest ühe õhtuga võimalikult palju õppides valmistad ennast eelkõige ette homseks, mitte tingimata järgmiseks nädalaks või kuuks. Aga miks siis tuupimine tundub nii tõhus? Üks põhjus on väga lihtne. Materjal on värskelt meeles. Kui oled viimased 3 tundi õppinud samu mõisteid, valemeid või aastaarve, on neid järgmisel hommikul lihtsam meenutada. Ning see võib tekitada tunde, ma õppisin selle ära, ma sain hakkama. Aga siin tasub eristada 2 asja. See, et info on praegu meeles ja see, et sa suudad seda meenutada ka siis, kui õppimisest on möödas rohkem aega, on väga erinev. Teine põhjus on tuttavlikkus. Kui loed sama lehekülge mitu korda, hakkab tekst järjest tuttavam tunduma. Sa näed lauset ja mõtled. Jah, seda ma tean. Aga tuttavlikkus võib olla petlik, sest vastus on endiselt sinu ees. Alles siis, kui paned materjali kinni ja proovid vastust ise meenutada, saad teada, kas see on päriselt meeles. Sellepärast võibki juhtuda, et õhtul tundub kõik lihtne, aga kontrolltöös ei tule vastus enam meelde. Tuupimise juures on veel üks probleem. Kõik kordused toimuvad peaaegu samal ajal. Kujuta ette, et pead õppima 10 uut mõistet. Võid neid ühe õhtu jooksul 10 korda järjest üle lugeda. Või siis tulla nende juurde tagasi täna, paari päeva pärast ja siis uuesti hiljem. Teisel juhul pead iga kord natuke rohkem pingutama, et vastust uuesti mälust üles leida. Ja just see on õppimise jaoks kasulik. Kui õppimiskorrad on ajaliselt hajutatud, püsib õpitu üldiselt kauem meeles, kui siis, kui see sama õppimisaeg on surutud ühte õhtusse. See seletab ka üht üsna tavalist kogemust. Õpid õhtul kaua. Kontrolltöö läheb isegi hästi ja mõni nädal hiljem tundub, nagu poleks sa seda teemat kunagi õppinud. See ei tähenda tingimata, et õppimine oli täiesti kasutu. Sa õppisid lihtsalt viisil, mis aitas sind eelkõige lühikeseks ajaks. Kui eesmärk on ainult homne kontrolltöö, võib sellest vahel piisata. Kui eesmärk on aga teadmisi hiljem kasutada, on vaja õpitu juurde tagasi tulla. Ja siin on üks oluline asi. Tuupimine ei mõjuta ainult seda, kui kaua info meeles püsib. Sageli tähendab see ka seda, et õppimine lükatakse hilisõhtusse. Siis tekib valik. Kas lõpetan õppimise ja lähen magama või õpin veel 2 tundi? Unearvet õppimine võib tunduda hea tehinguna, sest saad justkui 2 lisatundi. Aga uni ise toetab mälu kinnistumist. Seega võib juhtuda, et võtad õppimiseks aega ära just sellel protsessilt, mis aitab õpitut kinnistuda. Lisaks võib viimase hetke õppimine tekitada päris palju pinget. Kui tead, et sul on ainult 1 õhtu, muutub iga minut oluliseks. Kui midagi kohe meelde ei jää, tekib kergesti tunne, ma ei jõua, ma ei oska ja ma kindlasti kukun läbi. Seega ei ole küsimus ainult mälus. Õppimise viis võib mõjutada ka seda, kui pingeliseks kogu õppimine sinu jaoks muutub. Aga mida selle teadmisega siis teha? Esimene soovitus. Alusta varem, aga väiksemalt. See ei tähenda, et peaksid nädal aega iga päev mitu tundi õppima. Kui tead, et kontrolltöö tuleb nädala lõpus, alusta kas või 10 või 15 minutiga paar päeva varem. Nii ei pea kogu õppimist ühte õhtusse suruma. Teine soovitus. Tule sama materjali juurde tagasi. Ära tee ühte teemat ühe korraga valmis. Õpi natuke. Jäta vahe sisse. Ja proovi hiljem uuesti meenutada, mida mäletad. Kui midagi on vahepeal ununenud, ei tähenda see, et õppimine ebaõnnestus.
See näitab lihtsalt, mida on vaja uuesti üle vaadata. 3. soovitus. Kontrolli ennast ilma materjalita. Ära küsi endalt ainult, kas see tundub mulle tuttav. Pane õpik või konspekt kinni ja proovi vastata küsimustele ise. Kui vastus tuleb raskelt, on see kasulik info. Nüüd tead täpselt, mida sul on veel vaja õppida. Ja 4. soovitus. Ära vaheta und viimase õppimistunni vastu. Kui võimalik, planeeri õppimine nii, et sa ei peaks kõike tegema öösel une arvelt. Rohkem õppimistunde ei tähenda automaatselt paremat tulemust. Oluline on ka see, mis õpitud infoga pärast õppimist juhtub. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Tuupimine võib aidata sul homseks midagi meelde jätta. Aga kui tahad, et õpitu püsiks, on parem õppida mitmel korral ja tulla materjali juurde tagasi. Aga isegi hea õppimisplaan ei aita palju, kui iga paari minuti tagant läheb tähelepanu mujale. Miks on vahel nii raske ühe asja juures püsida ja mida saab teha selleks, et keskendumine oleks lihtsam? Sellest räägime juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil ise ennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.